Karl Kena siin avavile kohe anda saab. Ja avavile on kõlanud Tartu Tammeka ja Viimsi Jotka siin Annemõisa jalgpallihallis. Õlutakse. Taas esipostis Hidara. Tuleb sinna keskele, Kangas lahti ka saab löögile, aga tuleb karistusalasse ka pall, aga ja tuleb löök ka ja Maarin, suurepärane. Tuleb hea pall, aga ja Mairo Miil saab üritada kaugelt. Roden vahe ka liikumisi tegemas. Kõre seda märkas, aga Kristoffer Sahtel nüüd kaugele vastu tulnud ja natuke täbaras olukorras vahe vastu, aga Mairo Miilile selle kiirelt mängis ka. Miil nüüd ette poole Tristan Koskorile. Koskor kas saab nüüd ja saab teele ka. Lühem sissevise siis nüüd pikem, päris korralik pall. Vaino ka ja Kõre siit sellest nurgalöögist välja põlub. Pall kasti ja taas Lang. Karistusalas Ignatius ja saab Maarin proovida, aga Maarin tõstab karistusalasse Koskorile, Ignatius ja ikkagi Tammeka selle palli enda kätte napsab Hidara. Ignatius ja tuleb löök ka, aga Ignatiuse leidis. Pilk üles poole ja löök ka, aga ja Maarin nüüd karistusalas ja 1-0. 31. minutil Pavel Maarin selle palli Paul Lillest mööda mängis. Vaatame kohe kordusest üle ka, kuidas see värav täpsemalt sündis. Saab Vister nüüd selle palli mängu uuesti panna. Kiirelt paremal äärel Mairo Miili, ta leidis peaga jätka Patrik Enno Veelmaale. Tuleb löök ka, aga pall nüüd kasti ka Veelmaa. Koskor laseb palli läbi, Lang ja ei lähe palju mööda vasakust ristnurgast. Nurgalöögi mängib kiiresti lahti ka Tanel Langile. Lang nüüd karistusalas värava ette ka Hidara taseme poolest pärast. Aga Johan Kõre nüüd karistusalas välisküljega sööt Muragele. Murage jätab laid veel. Mängib lühidalt lahti. Grimmilt pall kasti ka, ei olnud kaugel seal värav praegu, aga vaatame taas pall Viimsi käes. Murage! Tanel Langile korralikult sõidetakse sisse ja Neville Grimm nüüd. Oskar Mägi versus Kaisar Kiidjärv. Kiidjärv suudab selle löögi ära tõrjuda. Taas Johan Kõre, kes see dirigent on ja selle palli ettepoole leiab ka Oskar Ollikule. Ollik nüüd karistusalas. 86 minut ja Rometsilov palli taga. Tuleb peale löök ja viimases olukorras välja suudetakse võluda. Palli kasti ja värav. 90. minutil 2-0 seisuks. Kõlab ka Karl Kena lõpuvile. Tundub, et värava autoriks ei keegi muu kui vanameister Reijo Laabus. Ja tõsiasi on nüüd see, et hooaja eelsetes mängudes